Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere ja headut aastat, sest 4. jaanuaril, kui me läheme eetrisse Autotunniga, võib veel soovida headut aastat. Mina olen saatejuht Hans Lõugast, Tarmo Tähepõld minu kõrval ja meil on Paula Johanna Adamson külas meil 3. saate osalisena. Millest me räägime aasta esimeses Autotunnis? Me räägime sellest, et on tulnud välja esimesed nägemused või isegi päris reaalsed fotod 2019. aasta Škoda Octaviast. Ja hobujõudude ralli kogub aina tuure. Ühest veidrast kohast tuli välja 11 uhi uut BMW-d, aga need ei ole mitte 2019 ja 2018 aasta BMW-d, vaid hoopis vanemad. Ja 1. jaanuarist hakkas kehtima uus trahvide määramise kord liikluses ja ka mujal. Räägime veel saates sellest, kuidas ma autost foto teha, tavaliselt selleks, et see maha müüa. Siis tähendab auto, mitte foto. Aga lõpus veel räägime Kona elektriautost Hyundai linnamaastur, mis eelmisel aastal Eestisse jõudis. Just äsja, väga värskelt, ilmusid siis meedias 2019. aasta Škoda Octavia pildid. Tegu peaks olema, ma ei tea, olge teie, kas see on mudeliuuendus või näouuendus? Ei, see on ikka mudeliuuendus. See on mudeliuuendus, jah. Ja on üht-teist teada auto enda kohta ja ka välimuse kohta on siis mitte küll palju, interjööri pilti või ühtegi, aga väljaspoolt on Škoda Octavia Eesti kõige tähtsam auto, no iga Mati ja Kati iga politseinik isegi sõidab sellega. Kõik sõidavad sellega. Ja kui nad ostavad nüüd ilmselt aasta lõpus välja tuleb uue Octavia, siis nad hakkavad sõitma ikkagi ilusama autoga. See on minu nagu koondhinnang ühe sõnaga. Ja minu arust see on hästi kaval turundusnõks ja ma kahtlustan, et teadlik. Et sa teed auto, siis sa teed tal hästi kuskil mudeli elukaare lõpu poole, teed tal hästi koleda facelifti. Keegi seda osta ei taha, ainult ostavadki firmad ja ettevõtted ja siis saad lagedale tulla uue ja ilusa Octaviaga, sest see eelmine oli küll kole, see topelt silmadega siukene kummaline elukas. See, et mis sa ütled, Paula? Kuidas sulle meeldib see uus? Mulle meeldib, et see on nii ümmargune auto, et isegi kui sinna natuke nurki juurde panna, siis ta on ikka ümmargune. Jaa, selles mõttes, et sa ütled... Nurki on palju, nurki on tõesti palju. Nagu Superb, kes uut Superbi teab, et need igasugused küljevoldid ja asjad, et... No, ma arvan, et minu arust ongi see põhiline trend siin, et Octavia tehakse ikkagi puhtalt väikseks Superbiks. Kõige suurem on see tagaotsa muutus, mis tõesti sa ütlesid Tarmo õigesti, praeguse Octavial on selline ikkagi üsnagi... Ma rääksin esimest otsast esituled. Aga tagaotsa tuled on ka väga ümmargust on palju seda, aga ümarad. Nurki vaatame ja pärast tuleb auto pildistamisest ka juttu. Kas sellist on raskem pildistada? Kui on nagu need voldid ja asjad, et tekib mingid varje või... Ei, selles mõttes mitte. Pigem on nagu lootust, et on natuke huvitavam, kui see vana oli pildida. Siledat ust pildistada. Millega hakkab Octavia sõitma, siin ei ole muidugi palju üllatusi. See peab olema rahva auto, mida igaüks usaldab ja ostab, ehk siis 2 bensiinimootorit, 3 diiselmootorit, kui ma nüüd õigesti lugesin. Ja muidugi mainitakse ka seda, et mingid elektri lisaajamid sinna tulevad, siis eelkõige pistikhübriid, mis peaks olema samasugune nagu Superb, on tulemas. Ehk siis igas mõttes üks väike Superb. Nii palju, ma ei tea, kas me oleme siin saates rääkinud Škoda Scalast. Uus Škoda. Mainisime, jah. Ma vaatasin need pildid ka üle ja see Scala, mis siis on sellest Octaviast astmele väiksem auto, on ikkagi näeb palju ägedam välja igatahes kui see Octavia. Ja uus mudel muidugi, et siin ei ole seda varasemat ajalugu taga, aga eks siis vaatame, kuidas rahva auto tuleb. Hobujõudude ralli. Ei räägi siis mitte hobustest ega traavi laskmisest, vaid sellest, et... Ja ei räägi ka seekord hüperautodest, mis on kuskil seal omadega juba 1500 kanti jõudnud, vaid sportlikud luuperad, kõik teavad. Ütlen Golf GTI, kõigil läheb tuli põlema, eks ju. Mis eelmise põlvkonna oli vist, 230 hobujõudu. Aga siis mingi hetk läks tohutu ralli lahti, esiveolistel Civic Type R-il on palju. 330, 320, midagi sellist. Peast ei teagi enam. Nelikveolised hakkasid seal lähenema 400 hobujõule. Need on need tavalised, sellist 4-aukselised, ütleme, pereautod. Ja nüüd on tulemus uus Mercedes-Benz A-klassi AMG versioon A45. Numbrid ei ole veel ametlikult öeldud, aga ühelt Saksa kindlustusfirma saidilt leiti, et seal olid andmed sees 2019 aasta A45,
tuleb 2 mootorivariandis, millest üks on 421 hobujõudu. Nad on nelikveoline juba, aga noh, ütleme, 400-line A-klassi Mercedes on jah. Ja mitte selles mõttes, et entusiastide poolt tuunitud, vaid ametlik, see on see on ikkagi tuuning, mingi AMG või... Ei, nad on AMG tuuning muidugi, aga ta on seeriamootor ja selle arvestuses on, kui see tõesti sellisena tuleb, on ta maailma, peaks olema kõige, mis eestikeelne sõna on tootlikum või et hobujõude liitri kohta. Mootori liitri kohta, jah. Et varasemalt oli selleks... No see on selline asi, et igaüks leiab mõne näitaja, millega oma auto puhul leida, et millegi kohta on miski kõige parem maailmas üle üldse, on ju. See on kõige Mercedes-Benzulikum Mercedes-Benz, mis on A-klassi ja siis mudelite seas üldse. Aga Paolo, sina oled sõitnud Civic Type R-iga päris paar korda. Kas on tunne mingil hetkel, pagan nagu võt, kui järgmise põlvkonna Civic tuleks, mingi 50 hobujõud oli puudu või veel 100, et kas sul on puudu nendel autodel üldse enam neid hobujõude või see on turundus? Ma ei tea, ma arvan, et siin on igal ühel väga erinev arvamus, aga ma arvan, et mina ei tunneks neist puudust. Või seal on see nagu olukorrast, kus sa seda autot kasutad ilmselt. Ja isegi siis ma arvan, et mingist maast enam ei ole väga vahet. Aga kell 421 palju tundub, siis saab seda ka natukene nõrgemas versioonis, kus on see natuke alla 400 hobujõu. Aga sul ainult nende hobujõudest pole kasu ka, et ülejäänud asjad peavad ka neid nagu selles mõttes hästi teenima. Ja, ta peab suutma selle kuidagi asfaldile kanda. Aga see A-klassi Mercedes on ikkagi siis nelikveoline, sa ütlesid? Ja, seda muidugi. Kogu see jõud läbi 2 esiratta lasta, see oleks ikkagi inseneri kunsti tipptase. No selge, see on siis 2019 aasta ilmselt poe uudis, kui see selline asi ka lõpuks kuskilt kindlustusfirmade paberitest jõuab päriselt poodi. Aga hoopis huvitavama asi tuli välja ka Saksa korralike 5. seeria BMW-de kohta. Nimelt Bulgaariast leiti siis 11 tuli uut BMW-d. Aga üldsegi mitte uut. 5. seeria oma. Ja selle juures on kõik väike konksuke, et see tuli uus tähendab siis tegelikult üsnagi vana autot. 1994 aasta, jah. 11 autot, 10 sedaani, 1 universaal. Enamik 520-id, paar 525 vist oli ka sees. Ja täiesti, selles mõttes, et nad ei ole nüüd hoitud kuskil ideaaltingimustes. Et nad on vedelesid kuskil laos. Et värvkatte on korralikult kahjustada saanud seal. Nad olid küll katete all, aga ma saan aru, et see ei päästunud nende värvi. Ja väidetavalt pidid need minema rendiautodeks, aga nad ei jõudnud sinna kuidagi. Aga mina olen 94. aastal elanud ja minul oli mõnevõrra jõukas onu, kes käis mul maal aeg-ajalt külas sellise 525 selle keretüübi BMW-ga ja see oli toona, see oli rikka inimese auto, see oli nagu, kujuta ette Ida-Euroopa Bulgaaria. Et ma saan aru, kuskilt Saksamaal jäi kellelgi, kuskil mingi paber läks kaduma ja 11 BM-i kanti maha, aga et Bulgaarias. Mulle tundub see, ütleme, see nii-öelda cover story, mis on rendiautod ja me unustasime lattu, tundub vähe kahtlane, et siin võis olla pigem... Ei ilmselt seal mingi kohe ju tekib tunne, et mingi kriminaalne taust seal oli, kellelgi oli äri, löödi maha, aga et just et see rendiautode jutt sinna nagu... Paolo, sul on palju kogemusi, ütleme, vanemate BMW-dega, kuidas sa kujutad ette 25 aastat järjest lihtsalt seisnud, tõsi küll laos, aga seisnud BMW, kui heas vormis ta võiks olla? Ma arvan, et paremas vormis kui see 525, mis meil täna talvekaks on. Mis on sõitnud 25 aastat. Aga mis seal on need asjad, mis tuleb, kindlalt, värv oli üks asi, aga mis asja tuleb ära vahetada, et 25 aastat seisnud auto üldse? Või lihtsalt vahetab vedelikud ära? Ma pakun, et rehvid on, eks ju, viltu vajunud all. Ei oska öelda. Mootori kapremonti ei pea tegema. Ma ei tea, on... Tuli uus tehasest just tulnud, seal on veel tead aga ta ei ole 25 aastat liikunud, ta on nii hermeetiline, ilmselt mootor on korras. Sisud pidid selle uudise järgi, et sisud on väga heas korras, et sinna nagu vett sisse ei ole sadanud. No vot, igatahes see Bulgaaria päkapikkudel tore leid siis... Mingi kütus, et kui seal on 25 aastat vana kütus, et see vist ka ei kõlba enam. Ma laseks uue vaagi teie. Selge, aga lähme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi uudiseid. Autotund.
jätkame 2019. aasta esimese autotunniga. Meil oli Eesti liiklejatele väga olulised muudatused, mis jõustusid paar päeva tagasi 1. jaanuarist. Ja see tähendab siis, et meil on nüüd Eestis uus trahvide määramise kord, seda nimetatakse lühimenetluseks ja lühidalt öeldes siis lühimenetlus tähendab seda, et kui sa teed mingisuguse mitte nii väga ränga rikkumise, siis püütakse sind karistada selle eest võimalikult kiiresti ja efektiivselt, et sinu enda aega ei kulutataks, politseinikud ei kulutaks oma aega ja nii see võikski minna. Sellega seoses on paika saanud väga konkreetne hinnakiri, kui palju siis selline kergem rikkumine maksma hakkab. Toon mõned näited siit, kui sa ületad kiirust vähem kui 20 kilomeetrit tunnis, siis saad trahvi sama põhimõtte järgi nagu kiiruskaamerast mööda sõites, kus on siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, vist alates mingisugusest sellisest määrast ülespoole hakkab iga kilomeetri tunnis pügala pealt siis raha juurde tiksuma. 3 eurot kilomeetri just. Ehk siis sõltuvalt, kust maalt see nii-öelda barjäär on, et 90 kilomeetrit tunnis alas on see 97 Eestis, kui kiiruskaamera hakkab pildistama sind ja trahvima. 70 on ju madalam. Ja muide, siin on 2019 aastal tulevad ka Eesti teedele mobiilsed kiiruskaamerad, mis võivad sind siis piltida igal pool, mitte nendes kohtades, kus me praegu teame. Aga hinnakirjas on veel väikseid asju, vales kohas pargid, 20 eurot. Sinu auto registrimärk on porine, 20 eurot. Ei anna jalakäijale teed, 40 eurot, turvavöö on lahti, 40 eurot. Ja ülevaatust ei ole, 80 eurot. See on juba tõsisem või siis ei ole auto registreeritud, võib-olla liikluskindlustust. Aga üks asi on hinnakiri, aga teine on see, et need karistused ei lähe sul enam selles mõttes registrisse. Et vanasti oli see, et sul oli jäid 2 korda selle alla 20 kilomeetrise rikkumisega või 3 korda, siis see muutus juba selliseks püsivaks või korduvaks rikkumiseks, aga nüüd on nagu kiiruskaameratega, et sisul, ma ei ole kunagi seda registrit politsei vaatest näinud, et kas nad tõesti siis ei näe seal, et mul on näiteks 10 korda olen viimase 6 aja jooksul sõitnud kiiremini või alla 20 kilomeetrit tunnis, aga siiski saanud selle lühimenetluse. Aga ta ei tohiks enam lugeda, et sa saad jätkuvalt oma selle hinnakirja järgi trahvi ja siis sõidad. Oluline just see, et kui sa teed uuesti kerge rikkumise, siis mitte ei vaadata, et kas sa oled varem teinud seda või ei ole, siis on kindel hinnakiri, saad selle rahalised määra ära, mis siis toimub, sa ei saa seda koha peal maksta, seda trahvi, seal politsei autos või kuskil. Ei sulas ümbrikuga raamatu vahele pistetuna ega ka terminaliga, vaid lähed koju, saad eesti.ee-st trahviteate ja maksad siis ära. Või saad ka õiguse vaidlustada. Ehk siis, et see ei loe, kas sa oled saanud mitu tükki või mitte, et nagu kiiruskaamera ei loe, kas sa oled sealt samast kohast ületanud kiirust mitu korda järjest või mitte. Aga ma arvan, et see on oluline tõesti, et see ei jää karistusregistrisse. Eestis on kas või isegi töökohti, kuhu minnes sa pead näitama, et sul on karistusregistri puhas, on ju. Et kui sa oled ühe korra siis sõitnud porise numbrimärgiga, siis sa ei ole karistusregistris. Nii et minu arust on see igatahes toredam, hea asi teeb inimestele, kes juhivad autot Eestisse nagu selgemaks väga oldasud ja vähem jääb sellist ebamäärasust, et sõltub oludest ja kellegi tujust. Ja kõik toimub kiiremini, et sa ei pea oma 40 eurost trahvi pool tundi ootama seal, tohutuid paberit täitma. Täpselt nii. Siis, mis oli veel uudiseid, kuna üks aasta lõppes ja teine algas, siis tehti ka kokkuvõtteid sellest, mis eelmine aasta Eestil toimus Eesti teedel. Tuleb välja, et Eestis on saanud väga paljud inimesed purjus peaga sõitmisest trahvi, aga mitte autoroolis, vaid et on Eestis väga palju purjus jalgrattureid. No, Paula, kas sa kuulsid seda? Arva mitu inimest on ühes aastas saab trahvi sellest, et sõidab purjus peaga jalgrattaga. Kas sa ütleks, mis sa pakud, mis see suurusjärk on, palju meil selliseid rattureid seal tänaval liigub? Üks asi on see, palju neid liigub, palju neid kätte saadakse. Ja see on kõige. Paljud on tabamata purjus ratturid. Aga näed, et tabatakse, jah? See oli väga huvitav number. No, ma arvan, et kui need tabatakse, siis need peavad ikka nagu päris purjus olema, et see on nagu et vist jah, ratturite reide vist ei tehta, jah, et see on siis ikkagi kukut vastu politseiautot kummuli või? Nii palju, kui ma tean, kui on kõik puhuvad aktsioon, siis sa sealt mööda väntad, siis sa võid ikkagi saada puhumiskohustuse. No tegelikult küsisin ise seda politseilt, seda numbrit, sest et tekkis jõulude ajal on ikka inimestel aega, istud laua taga, et sukulastega juttu, arutad, palju ju öelda ei ole.
ja tekkis küsimus, et kas rattureid ka karistatakse. Ja isegi mitte ei olnud teemaks purjuspeaga sõitmine, vaid tegelikult see, et paljud autod on ju, Eesti on lõhestunud, eks ju, et ratturid on lollid, autojuhid on lollid, aga kas politsei reaalselt karistab seda, kui ta näeb, et mõni hipster oma fiksiga lendabki niimoodi ülekäigu rajale, kõik pidurdavad, eks ju, et kas ratturid politseid kardavad. Ja püüdsin nagu selgust saada, aga tegelikult politsei niimoodi eraldi statistikatele pidanud, sest ratturite trahvid lähevad paragrahv 259 ehk muu rikkumise alla. Aga see tähendab ka pisimopeed, tasakaaluliikur, loomveoki juhi rikkumised. Aga sa ei saanud teada, palju loomveoki juhid sõitsid purjuspeaga? Et jah, politsei ei osanud mulle välja võtta, et näiteks kui mitu ratturit on saanud trahvi, ma ei tea, ohtliku sõiduviisi eest. Küll aga oli eraldi jah välja toodud see, et ligi 300 purjusratturit said karistada. Muidugi see on kõige ohtlikum koht jah, nagu sa ütlesid, see, mis toimub ülekäigu rajal, kust ühelt poolt tuleb rattur, teiselt poolt auto. Et Eestis praegu, seni oli kohustus, et sa pead liikuma rattaga ülekäigu raja jalakäija kiirusega, eks? Jah, sisuliselt jah. Et kokku tehti neid paragrahv 259 rikkumiste eest trahve ligi 600. Ma kujutan ette, et mopeede võib päris palju olla, loomveokeid ilmselt vähem ja pooled neist siis olid alkoholi tarvitanud. 300 purjusratturit said siis trahvi ja ikkagi üsna palju. Et tundub, et inimeste jaoks on see meetod, et kui võib-olla see on hea, et äkki nad 300 inimest oleksid pigem läinud rooli, on ju. Aga mingi kelluke hakkas peas helisema, et seda ju ei tohi teha, ma lähen siis ratta selga ja ega see ka hästi ei lõpe. Et parem on, kui minna autosse, aga taha istmine. Mis meil veel on uudised selle aasta esimeses saates on jää on maas Eestis, siis icing on üks teema, mis esmapilgul seostub nagu sellega, et meil on nagu lennukeitega tehakse de-icingut ja vaja siis lennuket teha jääst puhtaks, aga ei, see puudutab konkreetselt autosid, konkreetselt isegi siis kahte sellist vastasleeri, eriti Ameerikas. Jah, et õnneks Eestis seda teadlikult veel ei ole tehtud, et aga mitte teadlikult küll. Jaa, mitte teadlikult tehakse. Aga räägi ära, mis asi on icing? Icing on sõnast või siis lühendist ICE, mis tuleb Internal Combustion Engine ehk sisepõlemise mootor. Ja mulle meeldib õudselt sõna, et lõhestunud ühiskond, et Ameerikas on ju need suured kastiautode fännid, ikka korralik murika ja millegi pärast häirivad neid Teslade omanikud, et kas siis põhimõtteliselt on nad elektriautode vastu, tunnevad, et äkki neile tehakse liiga, et elektriautosid siin toetati, Tesla enam mitte, sest ta tootmismahud on juba nii suured. Ühesõnaga, probleem lihtne, Redneck läheb oma kastikaga, pargib selle Tesla kiirlaadijat ette ja kõnnib lihtsalt minema. Jätab selle sinna seisma. Või lähevad nad mitmekesi, pargivad oma autot sinna, siis veel mõnel puhul jäävad ootama, et tuleks mõni Tesla, äkki saaks selle juhiga natuke tüligi norida. Selline mingi suhtumise näitamine täiesti idiootsel moel. Mille vastu nad protesteerivad või kelle vastu nad protesteerivad, on nagu raske öelda, aga nad on, et selliseid juhtumeid ei ole mitte üksikud, vaid tuleb siit sealt. Et see on saamas mingiks lõbustuseks ühele teatud seltskonnale. No mis see teine, mul lihtsalt väljendab meelest ära läinud, aga see oli Priuse leviku ajal Ameerikas levinud, et kui sa oma korraliku diiselmootoriga masinaga reastud siis Priuse ette ja annad nii-öelda, lööd lõõrid lahti, siis tagumine mattub on ju musta pilve. See oli väga kõva nagu selline sotsiaalne tegevus, et ma näitan oma meelsust. Nüüd on siis icing, mis asi de-icing on? Ehk siis, kui kuidas sa võitled sellega? Siis oli, ma mõtlesin, et de-icing oli see lennuki asi. Jaa, üks Tesla Model X omanik leidis selle vastu rohtu ka oma 1000 Newton-meetrise pöördemomendiga, et ta pani lihtsalt puksiirköie külge ja tiris suure Fordi F350 kastika sealt niimoodi minema, et sellel olid rattad plokis. Iseenesest ei olegi märkimisväärne, lihtsalt ma ei saanud aru, kuidas see juhtuda sai, sellepärast et Tesla üritas seda teha minu arust jäisel pinnal. Et sul võib nagu 1000 Newton-meetrit olla, aga tal pidi piigid siis all olema, aga ei olnud näha. Võib-olla siis lihtsalt piisas ikkagi ta enda raskusest. Aga see kastikas sellel hetkel seisis nagu asfaldi peal. Lõpuks oli see ka lume peal, siis läks ilusti, aga nii et Lohises ära küll, aga kas seda vaja on? No ilmselt on vaja. Ma olen jälginud ka Eesti sotsiaalmeedias kiputakse väga kurtma, eriti Ülemiste
City's ma olen märganud, on paar kohta elektriautodele ja seal pargivad ka sellised samasugused, aga ma ka ei tea, kas on see teadlik või mitte teadlik selline sotsiaalne aktsioon, et võtta elektriauto koht ära. Tavaliselt teil Nissan Patrol ja mingid muud masinad. Igatahes siis nagu näha, kui vaja saab ära lohistada küll. Teeme väikse pausi ja räägime siis edasi, kuidas oma autost pilti teha. Autotund. No nii, autotund läheb edasi. Paula, sa tegeled autode pildistamisega. Jah. Aga mitte oma lõbuks, vaid alati ikkagi mingi eesmärgi pärast või ütleme, et kas põhimõtteliselt pildistad selle pärast, et autot vaja müüa? No oleneb. Pildistan müügi jaoks, pildistan niisama ilupilte, kõik, et tuleb ette. Me mõtlesime, et võtame sult paar konkreetset sellist soovitust selleks, kui autot pildistada müümiseks. Kas see nüüd on need erinevad tegevused, ütleme, kas ei panen autokuulutusi üles, kas mul ei sobi see, kui ma otsin oma fotoalbumist viimase 2 aasta kõige ägedamad hetked, kus on mina ja auto oleme koos pildile jäänud või mingid eriti toredad kohad. Kas müümiseks on vaja teha eraldi või fotot? Ei ole vaja otseselt, aga ma arvan, et viisakad müügipildid aitavad kõvasti paremini müüa ja et mingi päikseloojangus tehtud romantiline pilt su autoga võib niisama ilus olla, aga ma ei tea, kui palju see autot müüa aitab. Aga mis aitab autot müüa? Mis see nagu eesmärk peaks olema? Millest lähtuda, et ma nüüd lähen, teen autost pilte, et ta edukalt parima hinnaga maha müüa? No esialgu on see, et sa valmistud selleks, et sa pesed oma auto näiteks ära. See on oluline, et pesta puhtaks. Viisakas oleks. Kui sa muidugi oled otsustanud, et sa nimelt müüd oma autot mustana, sest et sul on midagi varjata, siis see on teine asi. Aga sealt edasi viisakas oleks auto ära koristada ja sealt edasi aeg ja koht valida, et mitte teha seda pimedas Prisma parklas, vaid ideaalis päevavalguses ja kuskil vähe viisakamas kohas. Kuule, aga siit ma saan juba mõtta selle kohta, et kui ma ikkagi näen automüügi kulutust, kus auto on must või tehtud kuskil hämaras, on need fotod, siis võib ju olla, et müüja tahab seda kriimu tagastangel varjata või mingit muud häda. Ei, absoluutselt. Sellepärast ongi, et pilt, mis, kui sa auto 24 vaatad, siis need pisipildid, mis seal on, kui sul on selline auto, mida on palju müügis, siis üks võimalus, kuidas välja paista, ongi see, et sul on selge pilt, kus on auto hästi näha, ta ei ole poolikult seal, ta ei näe välja nagu mingi porikäkk ja see juba toob sulle mingi hulga rohkem inimesi sinna, et tasub veidi vaeva näha. Okei, ehk siis auto puhtaks ja päikeseloojangut sa kiitnud heaks, jah? Otseselt mitte. Päikeseloojanguga on see, et esiteks õhtul on pikad varjud, mis kipuvad auto peale jääma ja see juba ei näe nii esteetiline välja. Teiseks tumedad autod, kui need ei ole hästi poleeritud, siis madal päike toob ülihästi kõik need ämblikud ja hologrammid su auto peal välja. Et siuksed väiksed nõksud. Mis on parim aeg siis, millal pildistada? Öösel ka ei sobi ilmselt, on ju, sellepärast, et pime on. Mu enda lemmikaeg on päevavalges, aga mitte isegi päiksega, vaid pilvisilmaga. Et mitte, et vihma sajaks. Vihm ei ole ka väga hea variant, aga lihtsalt, et on pilvine. Siis on kõige ühtlasem valgus ja mulle meeldib endale kõige rohkem. Okei. Mis see parim koht siis oleks? Kas see on ikkagi auto peaks olema, kas ma võin koduhoovis teenda ära taga karjamaa peal või mingid kohad, mis sinu arvates töötavad paremini selleks, et see auto müüdud saaks? Kui ma selle artikli jaoks näitepilte otsisin, siis oli üks BEM, mida oli pildistatud kuskil laohoone kõrval või koduhoovis või midagi sellist ja siis me igaks juhuks kirjeldusest lugesin, et kas see on sellepärast, et see auto ei sõida. Et, nagu taustal oli prügikast ka. Nagu selline märgiline. Et kui sul on mingi maastur, siis seal artiklis oli näiteks üks pilt, kus keegi oli maasturiga põllu peal pildistanud enda autot märgilise tähendusega, aga üldiselt koduhoovis vist ei ole kõige parem variant, et ma valiks ikkagi mingi vähe neutraalsema tausta, olgu see siis kas või mingi ühtlast värvi sein või midagi. Ühesõnaga, et taustal ei võiks olla asju, mis minu tähelepanu siis ära tõmbavad. Mul endal on praegult sellega seoses meenub, et vist
puude all või ükskõik sügis-kevad on hästi raske teha, sest lehtede peegeldus, ta tekitab sellist säbru, et üldiselt, et lähed, teed ilusaid pilte pargis, siis taust on õudselt ilus, aga su auto tegelikult on täiesti mingi mustriline. See peegeldub lihtsalt puulehed seal. Ühesõnaga, kui ma kuulan teie juttu, ei tohi midagi peegeldada, päikest võiks olla, aga valgust võiks olla, mingid asju, mingi stuudio või? Otsin drive-in stuudio ja igahel ei ole sellist võimalust, on ju, aga mingi asi, mis siis ka nagu oleks selle moodi kasvõi või halli seina taustal. Tegelikult ei ole üldse nii raske, et igasugused vähe suuremad hooned, millel on vähe viisakamad seinad sobivad või siis mingid mõned parklad näiteks, kas katuseparklad näevad päris viisakad välja, et see on niisugune, neid kohti on igal pool. Auto sisemus, seda tuleb ka puhtaks teha, on ju? Ja viisakas oleks. Sest et päris palju pilte, kas see on seoses auto hinnaga, et mida ikkagi odavam auto, seda mustem see interjöör piltide peal on? No see vist oleneb sellest, kui väga sa seda autot müüa tahan. See on vist jah, suhtumine, et kui sa lähed mõnda poodi või söögikohta, et kui ikkagi laud on räpane, et ta pakub küll sulle süüa ju, aga ilmselgelt ta ei ole sellest väga huvitatud või tal on suva. Et siis hakkadki sealt edasi, nii kui inimesel on sellest auto müümisest suva, ta ei viitsi seda piltide jaoks ära koristada. Et mis elu see auto viimased näiteks 2-3 aastat on elanud siis, kui inimesel on kogu aeg suva? Et kõige tähtsam küsimus minu arvates on see, kui ma tean, et autol on viga. Kas te pigem soovitaksite müügipiltides see viga üles pildistada või pigem mitte? Kas jätta see nii-öelda ostja avastada, et olgu see kriim või olgu see, ma ei tea, interjööris on midagi katki või mingi asi. Pildistan ausalt üles, ütlen viga on või et kui märkab, siis märkab. Ma arvan, et see oleneb väga palju veast. Aga eks see ole ostja enda kohustus ka auto üle vaadata, et me ju mingi aeg alles hiljuti kirjutasime artikli, et mida tähele panna autot ostes, et eks see on niisugune kahe otsa käsi. Et see on nii, et kui hea müügimees sa oled, kui sa oled kindel, et sul on väga hea auto ja sa tegelikult sinu et sa tahad, et see inimene tuleks kohale ja siis suudad ta vastu seina suruda niimoodi, et ta lihtsalt lahkub sealt see auto käes ja rõõmus ka, siis varja, aga kui sa oled selline näiteks pigem introvert nagu mina, et ma tahaks kohtuda ikkagi ostjaga, siis ma pildistan kõik üles, sest ma ei viitsi seal mul on igast sõprad autost müünud, et ma ei taha siis seal ümber auto seda vingatsit inimest, kes nagu iga kriim, näed, siin on kriim ja seal, ja pildistan nad üles, panen veel kuulutusse kirja ka, et on siin seal parklamõlgid, et jääks ära see piinlik hetk nagu selle müügiprotsessi käigus. Kus keegi avastab, et kus keegi hakkab näpuga näitama ja mingit Ühesõnaga, kui sul on vabandusi ja julgust piisavalt iga oma väikse vea jaoks, siis ära pildista. Ja kui sa oled nagu Tarmo, siis pildista kõik üles ja pane kirja. Ja kui ta sinuga ühendust võtab, siis saada talle Dropboxi link veel paljude piltidega, siin Auto 24 kõik ei mahu. Auto 24 tasub üles panna kõik, mis on kõik nurgad, eest tagant, külje pealt, diagonaalis, seest väljast või pigem vähem pilte või rohkem? Viisakas oleks nii, et kõik küljed on näha. Kui sul on üks külg ikka nagu täitsa sees, siis see ei ole siuke viga, mida nagu koha peal ära räägib ilmselt. Aga sealt edasi jah, kui sul on mingi lahe mootor, siis mootoriruum. Kui su auto suureks plussiks on suur pagasiruum, siis miks mitte ka see üles pildistada. Osadel on seal need ostupoekotid või need ostukotid, need konksud, pereemadele läheb väga hästi peale, et sa pead teadlikult teadma, kes ostja on. Aga oma hokivarustus, eelmise suve ranna asjad võiks välja tõsta või? Aga need näitavad, kui palju sinna asju mahub, kui ma hakkan seda autot müüma. Ei näita. Selge, seda ma kartsingi. Aga me saime siit päris häid nippe selleks, kui te panete automüüki ja teete sellest ise pildid, mitte ei palka näiteks fotograafi. Jah, aga et veel oli nagu varustust juttu, et me tegelikult siin praegult rääkisime ikkagi sellest, et kui Paula teeb, et sul ei ole mingit valgusparki, sul on küll väga hea kaamera, eks ju, aga see on ikkagi selline mõistlik autopildistamine. Mitte, jah, et ei ole lisaprosektoreid ja asju. Ja saab ka telefoniga. Ma just mõtlengi, et siis on juba profitasem, vähemalt pool profi või tõsise inimeste tase, et kui sa võtad juba varustuse kaasa. Aga normaalseid, nagu adekvaatseid müügipilte ja isegi vähem ka Instagrami omast on võimalik teha minust
enamike telefonidega tänapäeval, mis on üle 300 eurosed. Või paar aastat vana iPhone, et sellepärast ei pea nüüd jääma nagu pilt tegemata, et mul ei ole ju kaamerat või ma ei taha fotograafi tellida. Ehk valguskeskkond ja asi ise selle peale, selles osas tuleb rohkem vaeva näha siis, et sa leiad ideaalsemad tingimused, et mille võib-olla pimeduse väga hea kaamera suudab nagu kompenseerida, siis Mobla puhul pead lihtsalt natuke rohkem vaeva nägema. Aga täiesti tehtav. Ma arvan, et enamik pilt auto 24 on ikkagi tehtudki mobiilidega. Selge. Tõmbame siit otsa kokku, läheme eksele pausile ja jõuame rääkida veel ühest Hyundai'st. No nii, autotunni saate viimane osa räägime proovisõidust ja juhuslikult sõitsin mina ühe Hyundai'ga. Mitte juhuslikult, meie see kohalik elektriauto spetsialist, asjatundja. Juht. Ja elektriauto, muidugi igapäevane elektriauto omanik. Selles mõttes, ja minu igapäevane auto on oluliselt väiksema läbisõiduga kui see, millega ma sõitsin, mis on siis Hyundai. Palju on sinu igapäevas? Sellise talv, nagu praegult on väga huvitav. Ja palju ma sõidan või palju ma saan sõita? Palju sa saaksid sõita? Minu auto on e-up, väike pisik elektrilinna auto ja see Volkswagen näitab talvisel ajal laadimast võttes täna hommikul näitas 110 kilomeetrit. Et suvel sõidab küll rohkem, aga talvel see kütmine ja udjamine, sumpamine võtab natukene seda, või päris palju seda kilometraaži vähemaks. Laadjast võtab näitab 110, aga kas ta õhtuks, selles mõttes, kas sa saaksid ka 110 sõita siin selle udjamise ja sumpamisega ja soojendamisega? Ja küsimus ei ole mõõtnud, sõltub, ma arvan, tead, millest see väga palju sõltub, kui ma räägin e-upist, väga palju sõltub sellest, et mitu korda ma auto ta on seisma, jahtub maha, istun sisse ja kütan salongi soojaks. Ma arvan, selle e-upil konkreetselt on üsna kehv. Salongi soojendus, mis on hästi energiamahukas. Ehk siis mida rohkem ta ära jahtub, üles kütta, see võtab elektrit, mitte see sõitmine isegi. Hyundai Kona elektrik, millega ma sõitsin, on siis auto, mis on ühe laadimisega lubab sõita 450 kilomeetrit suvel. Ja mina sõitsin temaga detsembris -kraadidega, umbes samasugune ilm oli, aga ma sõitsin siis ühe otsa Tallinnast Viljandisse ja tagasi. Ja vaatasin, palju see sõit oli, seal oli kuskil 300, ma arvutan kohe üle, üks ots oli kuskil üle 160 kilomeetri, kokku 330 kilomeetrit. Ja võib öelda, et Eestis see on nagu kohale jõudnud selline elektriauto, millega saab sõita rahulikult 300-400 kilomeetrit talvel ja suvel rohkemgi ühe laadimisega. Ja mis ei ole siis selles hinnaklassis, kus on nagu Tesla ja Jaguar, kes on juba ju Eestis olemas. Jah, et miks just Viljandi siis oli see, lugu oli sellest, Antsul oli vaja sinna nimelt minna, et see oli lihtsalt, et võtsime suvalise linna Eestis, kuhu võiks selle autoga kohale jõuda, vaid seal oli see Cleveroni lumesaha robotite võistluse finaal ja Ants pidi žüriisse minema. Väga konkureerinud sõit, jah, et ma ei saanud lubada seda, et teeme siis pulli ja laeme vahepeal seal mäos kuskil või natukene. Autol on väga korralik aku, see on 64 kilovatt-tunnine, muidu on linnamaastur hästi heas mõttes igav auto. On olemas igavaid autosid, mis on nagu, et sa ei tahad ära jalutada selle juurest ja siis on heas mõttes igavad autod, kus kõik on olemas. Et väga paljuski on selliseks hästi kuidagi selline keskmise tunne tekis, keskmisel autojuhile keskmiselt piisav auto, et ma ei saa kiita seda, et ta kindlasti millegi poolest oleks nagu auto mõttes väga silmatorka või väga hea. Kas kiire oli? Kiirendus on hea. Ikkagi ma üritasin mitte kogu aeg kiirendada, aga kui ma sõitsin Tallinnast Viljandisse, siis ma ei ületanud kiirust. Aga minust ei sõitnud keegi mööda. Üks auto sõitis mööda vist. Ehk siis ma ei jäänud kellelegi jalgu, ma ei koperdanud ja möödasõidud on hästi sujuvad ja ametlikud numbrid, mida ma küll selle proovisõiduga teinud on, et ta 100 kiirendab ikkagi alla 8 sekundis ja midagi 7 koma on see kiirendus. Okay. See on täitsa linnamaasturi kohta täitsa okei. Sõitsid jope ja kinnastega? Mul olid need kaasas ja sest külm oli väljas. Aga kui ma rääksin ennem omasest Volkswagenist ja tegelikult kui palju vanemate elektriautode põhirullema küte, siis seal on Hyundai on hästi nutikalt selle teinud, hästi ökonoomselt, et autos on soe olla, samas see talvine sõit ei mõjuta eriti üldse. Ja see tähendab ka seda, et see on väga egoistlikult, sul on nupp nagu driver only on ju.
seal ees armatuurlaual, et sa võidad selle peale ja siis köetakse sind, sul on jube mõnus olla, aga oleks mul autos nagu teised inimesed, 4 inimest, ülejäänud 3 oleks siis, ma oletan, et külmemas olukorras või midagi sellist, et see aitab nagu talvises olukorras vist selle elektri tarbimist säästa. Aga mis põhiline, et see on auto, mis ei ole kuidagi eriline selles mõttes, et sa tahad saada super sõiduelamusi, super juhitavust, ta on linnamaastur natukene kõrgem, muidugi akud on põhja all ja selles mõttes on see nagu parem kurvides, kui ütleme mõned sisepõlemismootoriga on ju masinad, aga ta kuidagi väga ei eruta. Peale selle, et siis on elekter on vaikne, on väga hea kohene kiirendus ja põhimõtteliselt jah, kui võtta 350–450 kilomeetrit, siis ma arvan, et sellega saab Eestis nagu suhteliselt katta ära pea kõik sõidud, mis tavaliselt ette tulevad ja kui vaja, siis natukene laadida. Et see laadimisküsimus on praegu peamine, mis selliste masinate juures veel on. Kus sa laadisid Jüris, jah? Ei, ma ei laadinud, mul oli kodulaadija, aga kiirlaadimist sellistel autodel praegu ei olegi ja see on nagu Eestis, ma arvan, põhiline asi. Ma vaatasin see Euroopa kaarti, kus on need kiirlaadijad, mis sobivad siis kõikidele uuematele, alates see sama Jaguar I-Pace, Hyundai'd, Volkswagenid, mis meil veel on, siis seda tüüpi kiirlaadimist on Euroopa täis, paksult täis, Läti, kõik on kaetud, Soomes, palun, sõida ainult, sa võid Soomes USA reisile minna sükse autoga ja pole muret. Ja Eestis on siis tõesti, sa ütlesid, Jüris on üks ja siis nüüd Tartu on eesrindlik linn, kes siis pani 2 sellist kiirlaadijat, mis aitavad sind välja siis hädaga, et lähed korraks kohvi jooma või midagi ja saad natukene juurde seda range'i. Aga see selles mõttes on jah, et Eesti on kuidagi, oli Euroopas ja maailmas ka eesrindlik riik, kes selle kiirlaadijate võrgustiku tegi. Aga autodele, mis enam, moodsatele autodele see enam ei sobi. Nii, ja kui nüüd seda krutime veel põnevust või ütled ära, et kuhu pidama jäid siis tagasi sõites? Ei, põnevust mõnes mõttes ei ole, et ma ise nagu lõin põnnama ja oli selline pokkerimäng autoga, et kilomeetrid vähenevad, palju sõita saab, palju mul veel sõita on ja et kas ma lülitan kütte välja või ei lülita ja siis ma Imavere juures tagasi pöörates lülitasin selle kütte välja ja hakkas külm autos, ma sõitsin seal pool teed vist Koseni, kuigi ei oleks pidanud, sellepärast ma sõitsin selle otsa ära, siis edasi-tagasi Tallinnast Viljandisse Tallinnasse, 330 kilomeetrit ja Tallinnas lubas mul veel sõita vist natuke üle 20 kilomeetril nagu seda sõiduatust jäänud, ehk siis väga täpselt see, mida hommikul mulle lubas. Aga ma ise, ütleme, läksin alt, kui ma selle autot sõidaksin sellega nädal aega või kuu aega, siis tekiks juba see teadmine, et tegelikult see sõiduulatuse kalkulaator on väga täpne, nii et ja mis väga huvitav on selle autol, rooli taga on siis need labad, millega käike vahetada, aga käike muidugi ei ole. Ehk siis saab hoopis selle asemel reguleerida seda pidurdamist, kuidas kas auto veereb või pidurdab mootoriga ja muidugi täiesti sõidetav ilma üldse piduripedaali kasutamata, et kui sa lükkad labadega, siis auto nii regenereerimise peale kui võimalik, siis linnas on ainult gaasipedaaliga täitsa võimalik pea kõik sõidud ära teha, et lähed gaasipedaali lahti, siis auto pidurdab nii-öelda mootoriga. Jah, ja väga okei auto. Aga kui nüüd mõtlen 330, siis täpselt napilt Tartus ära ei käi vist, eks ju, talvel. Mis me Tartus 180... Eesti, kõik Tallinna inimesed käivad kogu aeg Tartus. Ja... Ma arvan, et sellepärast Tartu need kiirlaadijad panigi. Selle sama Tallinna inimesed tuleks lõpuks ometi Tartusse ka elektriautoga, sest seni nad ei julgenud. Ilmselt küll, jah. Aga ma aru saan, vaatasin ka arvustusi ja kirjandust, mis on olnud sellepärast, et see auto on Eestis müügil juba oktoobrist, et ta on suvel ikka konkreetselt ikkagi 100 kilomeetri võrra suurema sõidulatusega. Annab juurde selle, et 450 kilomeetrit sellega sõidab Riiga ka välja ja et sinna parkima ja tuleb tagasi. Et sõidab ju, ikka sõidab 450 kilomeetrit. Ma mõtlesin praegu, miks ma sinna parkima jätan ja tagasi tulen. Et... Või mitte parkima, aga sa lähed poodi või asju ajama, aga auto läheb täis ennast. Aga hind on 39 900 eurot, mis on ühe linnamaasturi kohta väga palju, aga ütleme, sellise sõiduulatusega elektriauto on Eestis olemas müügil ja täitsa tõestatud, et ei ole ainult müügitrikk. Aga ma ei tea, kas keegi seda ostaks selle hinna eest. Peale mõningate võib-olla entusiastide ja nende, kes siis usuvad, et saab laadida Tartus. Aga meie tänane autod on selleks läbi ja oleme taas teiega eetris järgmisel nädalal.
autotund